Intervjuu helilooja Jaan Räätsaga. Mis teeb teie loomingu eriliseks? No see, mis teda eriliseks teeb, sellele muidugi saavad kõik teised vastata peale minu. Aga see, mis märku annab sellest, et tal mingisugune tähendus võib olla inimestele, on see, et väga palju teda mängitakse igal pool minu muusikat. Eriti palju muidugi kammerkontserti, mille ma kirjutasin möödunud sajandi 60ndate aastate alguses. Keegi on kokku arvestanud, et seda on maailmas mängitud siiamaani 2500 korda. Mis on teie loomingu läbiv joon? Arvatakse ja on palju räägitud sellest, et minu muusika olevat rütmiline. Kirjeldage oma loomingulist tööprotsessi. Looming sünnib kõige paremini siis, kui ma jalutan, kas mööda tuba või eriti veel väljas kuskil. Ülejäänu toimub juba laua taga. Nagu kirjanik kirjutab oma romaane. Ainuke vahe, et kirjanikust jääb paberile järgi tähtede meri. Minust jääb järgi siis nootide rida. Mis valmistab teie loomingulises töös enim rõõmu? Mis raskusi? Enim rõõmu pakub see muidugi, kui teos hakkab kõlama siin-seal ja ta meeldib tellijatele. Sest ma enamasti kirjutan tellimustöid, ega mulle ei meeldi nii hakata kirjutama, et ma nüüd võtan ette, et täna ma kirjutan nüüd seda ja teist. Enamasti kirjutan ikka seda, mida ma tean, et keegi tahab mängida või ootab minult teost, siis on parem kirjutada. Kas on mõni dirigent pöörnud minu poole, et ma kirjutaks temale midagi või eriti palju muidugi igasuguste pillide mängijaid, eriti klaverimängijaid. Ja seda on meeldiv kirjutada, siis saab kohe kuulda ka ja otsustada, kas õnnestus või ei õnnestunud. Aga raskusi ma ei oskaks midagi esile tuua. Minu meelest ei ole ükski töö nii raske. Sellepärast peaks muret tundma. Kui see eriala on juba valitud niisugune, mis ma siis iga kurdan, et raske on muusikat kirjutada, kui ta mulle vaeva teeks. Mis teid inspireerib? Kuna see on minu amet, siis mul ei olegi erilist inspiratsiooni tarvis. Kui ma tean, et midagi on vaja või midagi saaks ettekandele tuua kohe ja siis eks see inspireeribki. Kas ja millisest muusikast ammutate inspiratsiooni? Absoluutselt igast muusikast. Mina olen niisugune palju kuulav helilooja ja palju kuulanud helilooja ka ühtlasi. Ja ma arvan, et helilooja peabki palju olema kuulnud muusikat. Ja eks siis sellest kogu kuuldumassist siis sünnibki see mingisugune ettekujutus tulevaseks loominguks, inspiratsioon. Kes ja mis on teie eeskujud, mõjutajad? Suuremaks eeskujuks on muidugi klassikud, maailma klassikud. Bach eelkõige,
Mozart ja Tšaikovski ja need suurkujud on minu lemmikhelilööjad ja neid ma olen palju kuulnud ja alati kuulan veel ka tulevikus ja olevikus. Igasugune muusika inspireerib. Mida soovitate noortele heliloojatele? No kõigepealt esimene soovitus on see, et tuleb iseendas veendunud olla, et see eriala pakub rahuldust. Ja muidugi tuleb olla kindel oma võimetes. Kõigepealt helilööjalt, mida tuleb endalt oodata, kui helilööjaks hakata. Fantaasia on nagu nii, aga hea kuulmine peab olema ka. Nii et kui kellel on see hea kuulmine ja siis tasub hakata küll helilööjaks. Ja peab olema ennal ka midagi juba tehtud, enne kui õppima minna. Seda nõuavad ju ka kõik koolide vastuvõtureeglid ka, et peab midagi näidata olema. Ja siis tuleb minna hea õpetaja juurde õppima. Tallinna Ülikooli digiõppevaramu projekt on valminud Euroopa Sotsiaalfondi meetme kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt raames Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel.